Hea rõõm on tõdeda, et meie kodud muutuvad järjest rohkem targemaks, aga olgem ausad, väga suure ajast veedame ju tööl olles kontoris, mis võiks ju ka samuti ajaga kaasas käia. Hetkel oleme ühes kontoris, mis on ajaga kaasas käinud. Me oleme Utilitase moodsas kontorihoones ja siin on kasutusel Bisli nutikas valguslahendus. Mis asi täpsemalt on? Kohe uurime asja. Valgus on üldse meile väga oluline ja Bisli võib tõepoolest targa hoone automaatikaga küttest, ventilatsioonist kuni valguseni välja. Et valgus mõjutab meie tervist, meie heaolu, meie keskendumisvõimet, tähelepanuvõimet ja loomulikult hästi juhitud valgustusega ja valgustatud kontoris on hea töötada, head töötingimused loomulikult ja väga mugav. Valgusjuhtimisel või valgustusjuhtimisel see on globaalselt väga suuresti arenev valdkond üleüldse. Kogu hoone automaatika ja targa hoone lahendus on väga-väga arenev valdkond, aga valgusjuhtimisel on kaks väga suurt eelist. Üks nendest tõesti on see, et me säästame kuni 5 korda rohkem elektrit ja me muudame töökeskkonna, kodukeskkonna mugavamaks ja tervislikumaks. Ja mida moodi Bisli nüüd seda siis kõike teeb? Ma saan aru, see on üks väike valgeaparaat on sul käes siin. Ja tegelikult valgustuse juhtimine tähendab, või me teeme seda 3 nii-öelda tasemel, et esimene selline võib-olla kõige arusaadavam on see, et lambid ei põle kunagi nendes ruumides, kus inimesed lihtsalt ei viibi. Ehk et andur saab aru, inimene liigub ruumi, valgustus süttib põlema, lahkub, valgustus kustub. Ja tegelikult siit tuleb väga suur energiasääst juba meile. Teine ülioluline nüüd on hoida pidevalt ruumis ühtlast ja inimese heaolule ja töövõimele mõjuvat valgustaset. Ja seda me teeme nii, et meie tark sensor saab aru, et ruumi paistab ka päevavalgust ja seetõttu ta reguleerib automaatselt valgusteid selliselt, et need ei tööta näiteks 100% võimsusega ja väga sageli kasutatakse ruumis valgustust ainult 40 või 50% ulatuses. Ja sellel valgusti mitte 100% kasutusel on veel mitmeid eeliseid. Tegelikult ka selle lambi eluiga on oluliselt pikem siis. Ja siin nüüd näide, et aru saada, kuidas see sensor siis töötab. Oletame, et minu käes on päike. Päike paistab, tuba läheb valgemaks, sensor saab aru, et ei ole mõtet pirne ja elektrit kulutada, tuli kustub. Ja nüüd, kui päike ära läheb uuesti valgus põlema. Valgustust, mis arvestab inimese heaoluga ja meie bioloogilise ööpäevarütmiga nimetatakse inimkeskseks valgustuseks. Ja siin on oluline just selles mõttes uute valgustute ja tehnoloogia võimekus reguleerida valgustust ka selliselt, et hommikul, kui me ärkame ja tahame kohe asuda töö kallale ja vajame rohkem tähelepanuvõimet ja olla keskendunud täpselt, et siis on valgustus pigem külmem ja sinisem. Ja kui päev ja päike hakkab loojuma, mis on meie bioloogilise rütmiga kooskõlas, siis valgustus muutub ka soemaks ja kollasemaks. Ja väga hea näide siin on kaasaegsetest nutitelefonidest, kus tegelikult millega ja õhtuti tegelikult automaatselt mobiiltelefonis ja nutitelefonis muudetakse valgus kollakamaks, soemaks. Bisli on selles mõttes ka hea näide, kuidas ettevõtte ülikooli teevad head koostööd, et tegelikult see supersensor, Bisli UMS-sensor on töötatud välja koostöös TalTech teadlaste grupiga. Ja meil on hea meel, et meie toode on päriselt kasutuses ja siin on ta tükike teadust, sest et see on maailmas innovatiivne sensor, mis on loodud. Ja see sensor teeb nüüd mida? Ja siia ühe sensori sisse, sellepärast see ongi super, et siia saab mitu erinevat mõõdikut sisse panna või mitu sensorit sisse, mis tõttu ta muudab nii õhu kvaliteeti ja hapniku taset õhus, kui ka valgustust ja palju muudki saab siia lisada. Mida inimene vajab heaks ja kvaliteetseks töö tegemiseks ongi hea õhu kvaliteet, kus tal on piisavalt hapnikku, et aju saaks hästi tööd teha ja ka hea tasemega valgustust, et uuringud näitavad, et sellises kontoris tegelikult töötavad õnnelikud ja väga rahulolevad inimesed. Ja kui CO2 taseme järgi on ruumi õhk juhitud, siis ongi produktiivsus tõuseb. Ja ventilatsiooniseade saab sealt väikselt sensorilt selle info ja ventilatsioon töötab tasapisi siis kiiremal võimsusel või siis, kui on vähem inimesi, jällegi langevad börsud. Et see kõik annab tegelikult koos töötades, kui kõik seadmed on ühes võrgus ja arvestavad üksteisega, see tagabki meile energiasäästu ja mugavama, tervislikuma keskkonna, kus töötada ja elada.
et rohkem infot leiab alati meie koduleheküljelt pisli.com ja kõik on oodatud meile külla aadressile Vabriku 6 Tallinnasse Kalamajja.